Tere kõigile kõigepealt, kes on kannatanud selle vihma ja rahe välja ja seisavad siin. Ma räägin teile oma maailma nägemusest ja sellest, mida mina ümberringi tähele olen pannud. See ei pruugi kokku minna absoluutselt sellega, mida teie arvate. See on minu nägemus, mis baseerub sellest, mida ma näen, mida ma olen, mida ütleb mulle minu oma elukogemus. Teate, see, mis praegu nagu toimub, jätab sellise mulje, et meile kõigile Eestis ja mitte ainult Euroopas ja ka mujal on pandud ette mingid prillid. Ja nendest prillidest me näeme sellist väärastunud maailma. Nagu mingisugune pisikesed pilud on meile jäetud, kus me näeme mingeid fraktsioone. Näeme fraktsioone, pildikesi, moonutatud kujutisi, mis suunavad meie tähelepanu hoopis mingisugustel pisiasjadele, mitte sellega, mis tegelikult toimub maailmas. Ja kõik me omavahel ahetaks üritatakse tülli ajada, üritatakse meie tähelepanu energia kuhugile mõjale suunata. See on selline väike remark, aga ühiskonnas tavaliselt on kuskil 3–5% selliseid pealehakkajaid, julgeid, avatud silmaringiga inimesi, kes tahaks midagi muuta. Ja nüüd isegi neid üritatakse suunata kuidagi nagu valele teele. Ja mis kõige rohkem mulle karjub silma on see, et vabalt, kui ma lõpetan. Et mis mulle veel rohkem torkab silma on see, et me tegeleme tagajärgedega. See, miks me siin oleme, see on tagajärg. Me kogu tegeleme tagajärjega. Ei ole vaja tegeleda tagajärjega, tuleb tegeleda tegeliku põhjusega. Ja tegelik põhjus baseerub hoopis kusagil mujal. Tegelik põhjus on selline, me oleme 21. sajandil elame, tahame koloniseerida Marsi. Siis tehisintellekt on meil, mis meid juba juhib kuidagi. Aga ikkagi meie seadused on kuskil 20. 19. sajandis, mis ei toimi enam. See on täiesti mõttetu. Vaadake kas või meie sellist valimissüsteemi. Ma ei tea, palju on ettevõtlik inimesi, aga isegi see ei ole tähtis. Kui me otsime endale sõpru, töökaaslasi või kellega me tahame suhelda, siis tegelikult me väga valime, kas inimene on pädev, kas inimene on õppimisvõimeline, kas ta ei ole petis. Nüüd need, keda me valime ennast juhtima, seal puuduvad igasuguseid kriteeriumid. Kes kõige kõvemini kisab, seda me valime. Tule mõistusele, võtke need prillid eest ära. Siin paar nädalat tagasi kogunesid inimesed, samasugused nagu teie, toredad, eestimeelsed, ausad, kogunesid Toompeale. Vahel oli neid paarkümmend, vahel oli neid paarsada, tuli ka 1000 välja, kes tegelikult tulid oma küsimustega. Neid häirisid mingid asjad, nad tahtsid saada vastust. Kuhu nad tulevad? Televisioonis seda ei saa, lehes seda ei loe, nad tulid nokk. Nende ukse taha, keda me ise oleme valinud, küsime, et kuulge, mis toimub, seletage meile, et midagi on väga valesti. Ja nüüd ma ei taha isegi seda rääkida, et kas need inimesed rääkisid õiget juttu, valet juttu, vahepeal sellest nad tulid küsimusega, neil oli südame peal midagi. Ja nendest sõidavad mööda need inimesed, keda me ise oleme valinud ja vaatavad niimoodi, teate, nagu halvaks teid vorsti. Kuhu te tulete, matsid? Nüüd kui natukene, aga mina küsin, sa ei pruugi küsida, ma küsin ise. Et igal juhul on nagu selline, et kui me nüüd astume sammu tagasi, aga mõtleme need, kes sõitsid teist kõigist mööda. Meie oleme nende hääletajad, meie valisime nad sinna. Meie maksame kinni nende seal viibimise ja siis vaadatakse meie peale, halvaks teid vorsti, kaduge minema siit. Ja nüüd saadetakse neid inimesi laiale ajama märuli politseinikud. Noored Eesti poisid, kes on ka meie hulgas, kes on tegelikult sellisemad kõigest selgema silmavaatega tugevad, kes peaks meid kaitsma. Ja nüüd aetakse inimesed omavahel tülli. Mille kuradi pärast? Mille pärast? Ja veel kõige kurioossem on see, natuke ma teen väikse remargi, et kõik saaks ühtemoodi aru, et mul on väga palju vene sõpru. Ma olen ise pikalt elanud Venemaal. Ma saan aru, mida tähendas neile teine maailmasõda. Neid taheti maha tappa ja nende maa ära võtta. Ma saan aru, kui valuline see neil on. Ja nüüd vaadake 9. mai, kui nad kogunevad pronkssõduri juurde. Seal on kümneid tuhandeid. Siis meie politsei, meie terviseamet on vait. Sest nuiaga saab peksta tavalist rahumeelset Eesti inimest, ta ei hakka ju vastu. Aga nemad võivad ju vastu hakata. Nüüd Eesti poisid, meie kõikide pojad, vennad, sugulased, kes on meie sõjavägi, meie au ja uhkus. Ärge te jumala eest, tulge öösel pimedas mööda seina ääri siia väeossa, ärge vormi selga pange, millest te räägite. See on nii karjuvalt vale, et seda ei saa kannatada enam lihtsalt. Et sellest ma räägin, et põhjus, miks me siin oleme ja põhjus, miks meiega juhtuvad sellised probleeme on kusagil mujal. Et need inimesed, keda me oleme valinud sinna, neil puudub visioon ja neil puudub julgus. Vabandage minu prantsuse keel, neil puuduvad munad, et midagi ette võtta. Sellepärast, et kui ma võtan midagi ette ja teen midagi,
on alati niimoodi, et see on selline, noh, Mati Nüganen ütles 50-60, et võib õnnestuda, võib ka nagu halvasti minna. Nad ei julge midagi teha, sellepärast, et kui sa midagi teed, võib midagi nässu minna ja vastutada nad ju ei taha. Nad ei taha vastutada, nad ei tea, mis tähendab vastutus. Vastutus ei ole see, et ma võtsin poliitilise vastutuse nagu onu Jüri, astus tagasi. Ja nüüd on korraga Riigikogu esimees, nüüd korraga käib samamoodi igal pool Brüsselis edasi ja nüüd tema otsustab, kas ma hakkan presidendiks või hakka. Presidendi valimine on üldse naer. Et kui ma vaatan meie proua presidenti, kes jälle räägib, et ma siin mõtlen, et kas ma jälle lähen valimistele, millistele valimistele, kes seda valinud on, tagatoa soperdis kokku lepitud, kes seda valis, võiks nagu mõelda, et presidendil polegi mingisugust volitust, et midagi teha. No aga kas meil seda üldse vaja on siis? Miks on vaja neid miljoneid maksta sellisele nukuteatrile sinna, kes tegelikult mitte midagi ei otsusta? Samas tema ju määrab, kes hakkab valitsust moodustama, kui me tahame kohtunikke maha võtta ja nii edasi. Järelikult on mingisugune põhjus ka. Nüüd kui ma vaatan neid meie erakondi, nimetame neid parteideks, see kõlab paremini, vaatame neid parteisi, siis nad on rääkinud juba vähemalt 2-3 valimistsüklit, anname rahvale tagasi presidendi valimise ja kus see on? Kus see on? See on täpselt nagu saadakse võimule, see unustatakse ära. Ja nüüd hakkab jälle selline jutt, kes sobib presidendis, kas anname rahvale, ei anna rahvale, siis okei, antaksegi rahvale see ja siis tuleb välja, et tal pole mingit volitusi, siis saab jälle 3-4 valimistsüklit jõu lasta tegelikult mitte midagi tehes ja lubades enne valimisi. See on nagu kõige sihukese nagu lihtsam moodus, et inimmälu pidi olema nagu haugil 5-6 sekundit, eks ju. Aga sellest ei tohi lasta enam lahti, inimesed ärgake üles. Ei tohi lasta enam seda, ei ole hullu, las see olla ja et see onu Jüri on nii tore mees ja tädi Kaja on nii tore tüdruk ja need ei ole ametinimetused. Me ei saa valida endale peaministrit ja ennast juhtija, mis on kõige primaarsem. Too on nii tore mees, nii tore tüdruk, see ei ole see koht. Mitte midagi halvasti rääkimata neist. Nii ei saa lasta juhtuda enam. Aitab. Ärgakem üles juba ükskord. Võtkem need prillid, mis meil on ette pandud ära eest. Jah, see on selline, mis puudutab muidugi paar sõna lihtsalt mastidest, Covidist, kõigest nagu sellest, et minu käest on nagu palju küsitud. Aga ma olen õppinud elus seda, et ma räägin sellest, millest ma aru saan. Millest mul on nägemus. Ja las sellest, millest saavad teised aru, räägivad teised. Ma arvan, et Eestis on väga palju intelligentseid, tarkasi, visiooniga inimesi. Me peaks laskma need rohkem otsustada. Mitte need, kes ronivad võimule. Isegi lihtne näide, vaadake nüüd seda, kuidas inimeste käest on võetud kogu otsustamine ära. Me valisime kedagi ja 4 aastat on vaikus. Mitte midagi me teha ei saa. Ükspuha, kui ka siin oleks 1 miljon inimest ja me nõuaksime midagi, mitte midagi muutuks. Sest meil puudub rahva hääletusega midagi muuta. Võtame Šveitsi, seal on 8,5 miljonit inimest, kui 60 000 inimest kogunevad allkirja, siis tehakse rahva hääletus. Kas meil saab midagi teha? Ei saa. Tegelikult seda süsteemi tuleb muuta, see on ajast ja arust, see on nagu selline mulje jääb, nagu oleks täpselt samasugune nõukogude kommarite seltskond, sest nemad on nii tähtsad, nad ju teavad, kuidas asju ajada, mis teie rahvas seal teate. Vaatamata sellele, et mitte midagi pole elus näinud, on elus näinud ainult partei kontorit ja seda, kuidas mingisugune paberid sahkerdatakse, jabur, lihtsalt jabur. Ja ma väga loodan, et tegelikult see Eesti sellised ettevõtlikumad ja julgemad inimesed, keda on nähtavasti mõned protsendid, mitte rohkem. Me suudame tegelikult tekitada sellise vibratsiooni, et see olukord muutuks. Kui me lihtsalt ei anna järgile, me ütleme, nüüd aitab, ma tahan saada vastuseid, lihtsalt vastuseid, mis toimub, kes andis käsu minna kumminuiaga peksma, andke vastus. Tegelikult peaks hakkama pihta, kes juhib siis meid, kas politseijuht, peaminister, siseminister, kes juhib? Või hoopis mingisugune, äkki mingi keskastme komissar, kuidagi naljakas, mis kuulde riigis me elame siis. Aga mingisugused julgust, et võtta vastutus mingisuguse tegude ees. Sest kui midagi muuta, siis on vaja väga julget ja vastutustundlikku inimest. Aga mis tähendab vastutuse võtmine? See tähendab seda, et see ei ole poliitiliselt tagasiastumine. Vaadake nagu meie tavainimesed, ma toon näite iseennast. Mis tähendab vastutuse võtmine, kui ma keeran midagi nässu, tahtsin öelda peesse, aga keeran nässu. Siis on 3 optsionit, mis minuga on kõik juhtunud. Mind lastakse pankrotti, tahetakse vangi panna või kui ma astun kellelegi väga pahale varba peale, tahetakse maha lasta. See on vastutuse võtmine. Aga mida nemad teevad? Blõmm ja jälle me oleme nagu haugikalad, 4 aasta tagant käime, jälle hääletame nende poolt. Nad on nii toredad. Seda vaja muuta, aitab küll lollitamisest, meie lollitamisest. Ja mis väikse remargi tahan veel teha, et Eesti on kuratlikult ilus maa.
Maarjamaa, meil on ilusad linnad, ilus loodus, targad inimesed. Miks meie peame käima, miks me peame saatma oma neid onu Jürisi ja tädi Kajasi Brüsselisse, et mingi saksa tädi või prantsuse onu patsutab ula poole, olete seal tublid, et jätkake niimoodi. Teeme parem niimoodi, et nemad vaataks meie poole, ütleks, ossa pagan, teeme nii, nagu need seal Eestis teevad. Miks me kogu aeg nagu ronime omavahel kaklema, tülli, teeme midagi sellist, et kogu maailm ütleks, vot teeme nii, nagu see Maarjamaa see teeb, et seda oleks vaja. Teeme ära! Just, teeme ära! Edu kõigile!